Nii et ilusat mängu mõlemale tiimile ja tundub, et tuleb põnev lahing täna. Tegelikult see tundub mul kogu aeg, aga eks me näeme, mis siin mängus toimuma hakkab. Saku Sporting on siis sinises vormis mustade lühikeste pükstega ja Narva United on oranžis vormis ja mustade lühikeste pükstega. Hakkame siis nii-öelda tasakesi mängijaid tutvustama, kui siin mõlemad pooled mängivad. Vaatame, kas siit tuleb ära esimene ja tuleb ära! Oi, kui kiiresti number 13 Jevgeni Skamnitski avab skoori. Alles alanud. Mängud on veel noored ja meeskond on ka nii-öelda noor. Eks nende uuendustega peab veel täitsa kokku mängima, aga Martin Kase tuleb siit Paide linna meeskonnast siia poole üle ja teeb Saku Sportingule 2-0. Oi, Daniel Jan, number 12 on väravaht siis. Vaatame, kas siit Gitanovil tuleb löök ja oi, milline poiss. Tühjus olnud. Ja mõlemad tiimid on pigem otsinud. Aga nüüd Karl Mööl saab 1-1, vaatame, kas ta realiseerib selle ära. Tuleb üksinda ja oi, kui ilusti Karl Mööl selle mängu ära teeb. Oi ja mis siin toimub. 3. värav Saku poolt ja Karl Mööl teeb see. Väravate vahe võib muutuda ainult sekundite jooksul. Ja Märten Männiste saab väga ilusti sealt palli, kas ta saab sellest ühest mööda. Löögi koht ja olemas! Oi, mis toimub? Kuidas sõuab Saku Sporting eest ära? Ja järjest, kuidas Narval siuke seis on järsku. Aga teine poolega on ka olemas ja oi, Vitali Katerinin teeb seal Karl Mööliga veits pulli ja nii, vaatame ikka, Lonšakov on siin teisel pool platsi ja oi, milline võimalus oli praegu. Ei suuda seda nime meelde jätta, aga jaa, Sillamäe FC Phoenix. Jõhvi Phoenix ja Sillamäe Silla on mõlemad oma tiimid kokku pandud ja oi, olemas! Number 41, Kristjan Kalamees. Kristjan Kalamees, seda oli ka sinu poolt oodata. Tuleb Narva pool ühelt äärelt teisele, ühelt poolt teisele poole ja nii, Katerinin vist veits rahustab mängu maha, aga Lonšakov on löögi võimalus ja on olemas ka teine. Number 43, Maksim Lipin, sinult ma ootasin ka täna seda, aga oi, minut 29, seisuks on 4-2 ja siit tuleb ära, nagu ma ütlesin. Nagu ma ütlesin, et iga hetk võib see muutuda siis 5. värava lööb number. Oi. Ja mida väravat? Mul reaalselt jäi see praegu 2 silma vahele. 3 Saku Sportingu kasuks ja nüüd on teine poolaeg selles kohtumises Saku Gümnaasiumi spordikompleksis. Saku hetkel järjekordne nurgalöök Saku poolt. Tuleb peale löök ja olemas esimene. Nikita Tšernei varvastest läheb see väravasse ja seisuks on 6 neid koondise mängi läbi viia, mis olid detsembri lõpus ja muidugi enne pühi. Aga nüüd ja Martin Kase Nikolai Pulkineni rikošetist teeb seisuks 7-3 ja see on Martin Kase jaoks täna hätrik. Nii ja tutvustan teile Norrat. Eesti mängib Norra vastu 25. ja 24. Need toimuvad Sillamäel. Ja on olemas. Nikolai Pulkinen. Kui mängumehed ei löö, siis Nikolai Pulkinen lööb selle värava.
siin siukest seisu enam ära kaotada ei tohi. 3 väravat hetkel eduseisu, aga saali jalgpallis tavaliselt 3 väravat ei loe ja milline ristnurk! Kristjan Kalamees täna teeb, tassib Narva Unitedit ja seisuks teeb 7-5 ja see on Lotšakov toob palli üle, leiab Katerinini. Katerinin annab tagasi, sealt ei olnud kuhugi enam sööta. Kitanov ja oi, on olemas teine, Lev Lužin. Oi, Narva United, mulle meeldib see. 7-6, hetkel Narva United on nii lähedal. Seevad väga-väga kaua ja väga armutult. Ühe väravaheline edu ja Karl-Mööl vaatame, kas siit jõuab Sepp ja Sepp posti ja nüüd. Ja siin on järgmise kohtumise vahele jätta. Tuleb löök ja kui ei saa nii, siis saab teisiti. Martin Kase teeb seisuks 8-6 ja Karl Lotšakov on jälle oma väravahi särgis. Ja tuleb viimane põnev minut. Narva United on 2 väravaga maas ja nüüd Martin Valkjainen saab Lotšakovi käest palli ja teeb seisuks 9-6 ja suurendab seda eduseisu ning tundub, et tapab ka suurema osa. Õnnitleme neid ja Narva United tuleb veel mänge. Aga mina pean teiega nüüd kõvasti jätma.